erakondade kaupa väga kirju seltskond, Eesti Muinsuskaitse Selts, ERSP, Rahvarinne, Eesti Töökollektiivide Liit, NLKP ja Maaliit. Selle hetkeni praegu on valimised läinud väga hästi, väga palju on inimesi. Inimestel on väga hea tuju, soovitakse häid pühi. Härra, paar küsimust valimistest. Kuidas on meeleolu pärast tänast päeva? No, nii kohe ei oskagi öelda. Ma ütleks, et ma olen päris elevil. Ning kuidas tähistame? No, koju lähen ja tähistada nagu ei teagi. No, lähen koju, mul on seal naine. 24. veebruaril 1989 kutsusid Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ja Eesti Kristlik Liit üles Eesti rahvast eesmärgiga taastada juriidilise järjepidevusega Eesti Vabariik. Inimesi hakati registreerima ametlikeks Eesti Vabariigi kodanikeks vana kodakondsuse seaduse järgi. Aasta hiljem, 1990. 24. veebruaril toimusid esimesed Eesti kongressi kui kodanike esindusorgani valimised. Valimas käis pea 600 000 Eesti kodanikku ja 35 000 kodakondsuse taotlejad. Algkoosseisu kuulusid 499 hääleõiguslikku liiget ja 43 Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejat. Kuni 12. märtsil toimunud Eesti Kongressi esimesel istungil loodi alaline täidesaatev organ Eesti Komitee. Komiteesse kuulusid 78 liiget ning seda hakkas juhtima Tunne Kelam. 18. märtsil toimus 12. ülemnõukogu valimised peaaegu täielikult demokraatlikult. Esimeheks sai taas Arnold Rüütel ning juhatajaks Ülo Nukis. 3. aprillil alustas tööd Edgar Savisaare valitsus. – 1990. aasta märtsis toimus Eesti Kommunistliku Partei 20. kongress. Partei lõhestus impeeriumimeelseteks ja eestimeelseteks. Eestimeelne osa lõi iseseisva partei. – 30. märtsil kuulutab välja ENSV ülemnõukogu üleminekuperioodi, mille eesmärgiks on Eesti omariikluse taastamine. Eesti ENSV-st saab ametlikult Eesti Vabariik. 8. mail võetakse kasutusele varasema Eesti Vabariigi sümbolid, lipp, vapp ja hümn. Samal kevadel muudetakse Tallinna teise keskkooli nimi taas Tallinna Reaalkooliks ja taastatakse ka vabadussõjas langenute marmortahvel. Toompead rünnatakse. Kordan, Toompead rünnatakse. Interliikumine oli Eestis aastatel 1988 kuni 1991 tegutsenud nõukogude meelne ja Eesti iseseisvuse vastane liikumine. 15. mail 1990 toimus Toompea lossiplatsil interrinde miiting, mille eskaleerudes protestijad tungivad vägivaldset lossihoovi. Tol hetkel raadioeetris olnud Edgar Savisaar lausub Rahvusringhäälingu otse-eetris nüüdseks kuulsaks saanud sõnad. Toompead rünnatakse, kordan, Toompead rünnatakse.